Tervist, hea kuulaja! Tahaksin sinuga koos täna läbi käia sellise teema nagu soovide täitumine algab sinust. Kui me räägime soovide täitumisest ja oma unistuste loomisest, siis me keskendume tavaliselt sellele, mida me tahame. Me visualiseerime, seame eesmärke, mõtleme, milline peaks elu välja nägema. Aga selles protsessis jääb sageli üks väga oluline asi tahaplaanile. Ja see on meie ise. Tõeline muutus ei alga ju väljaspoolt. See algab meist endist. Sa ei saa luua midagi, mis sa ise ei ole. Sa ei saa luua seda, mis ei ole kooskõlas sinu mõtete ja tunnetega. Sageli püüame paremaks saamise poole. Arendame ennast, käime koolitusi, töötame iseendaga ja püüame olla parim versioon iseendast. Aga mis see meile teeb? Täiuslikkuse poole püüdlemine tähendab seda, et me parandame ennast. Me ei ole rahul iseendaga. Oma parim versioon aga sünnib enese vastuvõtmisest, rahulolust, enda heaks kiitmisest. Sa ei pea ennast, kallis sõber, ümber tegema, et väärida oma unistusi. Sa pead ennast omaks võtma, heaks kiitma ja armastama sellisena, nagu sa oled. Ole just see muutus, mida sa otsid. Ole ise see rahu, mida sa igatsed. Ole ise armastus, mida sa tahad tunda. Ole ise väärtustamine, mida sa ootad teistelt. Kui sa tahad kogeda rõõmu, ole rõõmus juba täna väikestest asjadest. Kui sa tahad kogeda armastust, alusta iseendast. Kui sa tahad elada kergemat, vabamat elu, luba endal olla sina ise. Ka siis, kui kõik ei ole täiuslik. Armasta ennast headel päevadel ja ka rasketel päevadel. Eriti siis, kui tunned, et oled eksinud, väsinud või ebaõnnestunud. Eneseväärtustamine ei ole ainult mingi ilus mõte või afirmatsioon. See on igapäevane valik, valik kuulata ennast, valik teha seda, mis sind toetab, valik peatuda ja küsida, mida ma praegu tegelikult tahan. Just selles seisundis sünnib elu, mida sa soovid, mitte pingutusest, vaid kooskõlast iseendaga. Ja kui see kooskõla on olemas, kallikene, hakkavad ka soovid loomulikult liikuma sinu poole. Aitäh sulle! Thank you.